Tere! Annan põgusa ülevaate planeeringute infost Maa-ameti geoportaalis ning tutvustan ka ahjusooja detailplaneeringute validaatorit. Kõigepealt planeeringute infoni jõuab järgnevalt. Minnes Maa-ameti geoportaali lehele, tuleb pealehel oleva saki pealt valida ruumiandmed. Edasi otsides vasakult asuvast ruumiandmete nimekirjast planeeringute andmed. Ja jõuabki kohta, kuhu on koondatud erineva abistav info planeeringute andmete kohta. Lisaks planeeringu andmete pealehele on siin ka 9 alamlehte. Näiteks Maa-ametile esitatavate detailplaneeringute lehel on nimekiri dokumentidest, mis Maa-ametile digitaalselt esitada tuleb. Lisaks leiab paremast servast ka kiirviited planeeringute otsingulehele, seotud õigusaktidele ja abimaterjalidele. Näiteks kihtide automaatkontrolli juures on kirjeldatud, mis asjaolusid detailplaneeringu digitaalsete kihtide kontrolli käigus kontrollitakse. Plan-idee alamlehel on lahti seletatud, mis on plan-idee ning kuidas seda planeeringute otsingu kaudu leida. Lisaks ka selgitatud, kui planeeringu otsing konkreetse planeeringu osas tulemust ei anna, et mida sellisel juhul teha. Planeeringuala sisestamisega virtuaalkontorisse ja plan-idee saamisega abistab ka Maa-amet, kui saata sellekohane e-kiri Maa-ameti planeeringute aadressile. Näidisfailid korrektselt vormistatud detailplaneeringu kihtide kohta leiab planeeringu vormistamise näidiste alamlehe juurest. Lisaks CAD-failidele on siin olemas näidiskihtide loetelu koos üldandmete ehk lisa 1 kohta ning detailplaneeringu kihtide tärkandmete tabeli osas, kusjuures siit leiab ka tärkandmete selgitustega Exceli, milles olevad selgitavad tekstid aitavad aru saada faili ülesehituse põhimõtetest. Veel leiab siis planeeringu andmete juurest ka näiteks korduma kippuvad küsimused, mida jooksvalt ka täiendatakse. Minnes edasi planeeringute validaatori juurde, näitan ka pisut praktilisemalt, kuidas validaatoris andmeid sisestada ning mida sealjuures silmas pidada. Paremal kastikeses on siis lühijuhend, mis selgitab, mida analüüsi toimimiseks vaja on. Olemas on veateadete selgitustega fail, kus siis kohe näidata, et vigade sisu on täpsemalt lahti kirjeldatud kihtide kaupa, näiteks planeeringuala, et kõikvõimalikud vead ja nende selgitused, samuti krundi kohta, hoonestusala kihtide kohta ja ülejäänud kihtide kohta, millel on sama kontroll. Katsetame nüüd, kuidas planeeringu validaator töötab. Esiteks siis CAD-failide peal. Selleks, et validaator kontrolli saaks teostama hakata, on vaja ühte CAD-faili ning tärkandmete tabelit Excelina. Kui üks nõutud failidest puudub, ei ole võimalik validaatorit jooksutama hakata ehk kihtide kontrolliga alustada. Valime siis analüüsi teostamiseks ühe TGN-faili ja samuti tärkandmete Exceli korraga. Ja vajutame nuppu saada. Nüüd siis alustabki validaator kontrolli teostamist. Tulemuste saamiseks läheb mõni sekund ka aega. Lisaks veateadetele on siin ka veerg plan-idee kohta, kihi nimetus, millel on viga, objekti idee ning ka kui on teravnurgavigasid. Nagu näha, on siin veateateid üsna palju, et on päris vigane fail olnud või failid. Näiteks transpordikihil on vektorandmetes korduv objekti idee. Siin on ka toodud, et T2 kordub. Juurdepääsukihil on korduv objekti idee.
planeeringualal puudub tärkandmete tabelis kohustuslike väljade sisendid. Krundil pole tärkandmetesse märgitud plaaniteed, objektiteed, hoonestusalavead, et tärkandmetest puudub kohustusliku välja arvsisend. Hoonestusala pole kinnine joonobjekt, ehk siis ala ei saa moodustada. Ja näiteks hoonestusala puhul ka krundist välja jäänud hoonestusala osa on kontrolli käigus eemaldatud. Et kõik hoonestusalad peavad asuma kruntide sees. Samuti peavad asuma krundid planeeringuala sees. Näiteks siin on ka, et planeeringualast välja jäänud krundi piiriosa on eemaldatud. Ja objektide, millega see parandus on tehtud. Ja näitan ka kohe vektorandmetega faili. Et sinna sai sisestatud siis antud planeering. Ja siin on kohe näha ka, et transpordikiht. Siin on tähis objekti D2 ja see kordub siis mitmel ruumikujul. Lisaks on siin näiteks hoonestusala ruumikuju, mis ei ole kinnine joonobjekt. Et siin on mingi joonejupike puudu, ehk siis ei ole võimalik moodustada ala. Lisaks oli veateada ka, et krundi kiht kordub, et seda vaadatakse objekti D alusel. Et siin on ühe krundi piirjoon, teise ja kahe krundi sees sisse on märgitud siis üks objekti D4. Et siis tuleb kohe iga topeltkihi kohta nii-öelda. Krunt asub planeeringualast väljas. Hoonestusala asub krundi seest väljas ja ka planeeringualast. Ja nii edasi. Katsetame siis korraga shapefile'i valideerimist. Esmalt tuleb tähelepanu pöörata siis asjaolule, et shape kontrolli puhul sööb validaator ainult zipitud shapefile'i komplekti. Et siis tuleb kõigepealt shapefile'i kataloog ära zippida. Tekkis zip komplekt ja valime selle. Kontrolli alguses siis loetleb kõigepealt validaator üles kõik kihid, mille ta on tuvastanud ning seejärel alustab määruse lisa 2 järgi nimetatud kihtide kontrolliga. Nagu näha, oli see failide komplekt korrektselt vormistatud ning analüüsi käigus vigasid ei tuvastatud. See oli siis kiire ülevaade planeeringute validaatori tutvustusest. Soovin omalt poolt head validaatori katsetamist ning küsimuste tekkimise korral võite minuga ühendust võtta. Aitäh!